lapsed! Tere! Nii nagu lubatud, teeme nüüd väikese lugemise proovi. Nüüd te saate ette kujutada, et te olete vana aja lapsed, et te olete kätte saanud endale aabitsa ja nüüd te püüate vaadata ja otsustada, missugused tähed seal aabitsas on. Nii nagu me rääkisime, on vanad aabitsad trükitud kootikirjas, mis erineb sellest kirjast, mida me tänapäeval raamatutes näha võime ja sellepärast me peame eraldi selgeks õppima selle vana tähestiku. Ja siin te näete siis ka kirjutuse tookstaave ehk kirjatähti, nii nagu neid siis käekirjas kirja pannakse ja suuri kirjatähti. Nii et selline tähestik. Proovime seda tähestikku koos lugeda. Vaatame, mis see tähestiku esimene täht on, kui me nüüd alustame siit nendest kirjatähtedest, mis teil on. A, jah. Õige. Teine täht on B. Siis tuleb D ja E, G, H, E. K täht on üsna keeruline täht. See läheb tihti segamini ka sellistel inimestel, kes on juba natukene harjunud lugema kootitähti, sest K meenutab teile, kõigepealt te ütlesite kohe F ja K on ka natuke sarnane S-iga, pika S-iga, nii et K, S, F võivad segamini minna tõepoolest. L, M, N, O, P, R, S. See on üks S, mida nimetatakse pikaks S-iks ja mis esines siltide alguses. Ja teine S, mis natuke rohkem meenutab seda tänapäevast S-i, eks ole. Ja nii et on olemas 2 S-i siin. See ongi see vana kootikirja eripära. Edasi tuleb nüüd üks natukene keerulisem märk, mida tänapäeva tähestikus ei ole. See on 2 S-i koos. Nii et see on tegelikult ka veel selline saksa tähestiku mõju, et on 2 S-i märkimiseks veel omaette täht. Saksa tähestikus on see täht sellisel kujul, aga siin on ta siis 2 S-ina kirjutatud. Siis edasi tuleb D, U, M. Ja 2 V, jah, see on 2 V, väga tubli. Ja vaadake, 2 V oligi selline täht tegelikult, mida kasutati eesti keeles V asemel. Nii et seal sõnades, kus meil praegu on V, näiteks vesi, kirjutati see sõna 2 V-ga. Et sellepärast 2 V on väga oluline tähemärk. Ja lõpus, nagu te näete, on missugused tähed? Need 3 Ö ja Ü, jah, täpitähed on siin eraldi lõpus välja toodud. Nii, nüüd meil on olemas algteadmised selle kohta, missugune oli kootitähestik ja nüüd me peaksime suutma juba ka lugeda silte ja sõnu. See on nüüd koopiana võetud Karl Robert Jakobsoni aabitsast 19. sajandi teisest poolest ja sellest oli meil juttu, et see tekst on kirjutatud juba üsna tänapäeva lähedases keeles. Ja siin näete, et on jällegi antud tähekujud. Siin me näeme jälle seda ilusate piltidega Karl Robert Jakobsoni aabitsat. Palun hakkame proovima. Maru, jah, on õige, on kirjutatud mõllab, jah, maru mõllab, see on natukene selline murgepärane joon ilmselt, et on õõga kirjutatud see möllab, aga möllab on selle sõna sisu tegelikult, nii et sa lugesid väga õigesti, nii nagu seda tänapäeval peaks lugema. Ratas, veere. Väga tubli, aitäh. Kellad, hüüdvad. Hüüdvad, jaa, väga hea. Ja siin te näete ka, et ei ole päris see tänapäevane hüüjavad, võiks tänapäeval olla, eks ole, vaid on hüüdvad. Kade, naaber. Väga tubli. Tuli põleb. Hästi, te olete tõesti väga tublid, sest nüüd te olete omandanud peaaegu selle kootikirja lugemise oskuse, nii et kui te nüüd näete mõnda raamatut, mis on selles kirjas, siis teil on kohe olemas see algteadmine ja et te saate hakata ise ka lugema neid raamatuid. On võetud sellest Otto Wilhelm Maasingu aabitsast, millest me rääkisime, et see oli üks esimene aabits, kus lisaks usutekstidele oli juba ka
igapäevasemad, tänapäevasemad ja lastele natukene hõlpsamini loetavat teksti. Siin on hästi palju tarkussõnu kirjas, aga 2 lausele on ette tehtud tärnikene. Võib-olla proovime neid 2 lauset lugeda. Ja esimene sõna on lahke, tubli ja teine sõna on vale. Ja siin me näemegi seda vanale kirjaviisile iseloomulikku joont, et lühikest täishäälikut annab edasi 2 järgnevat kaashäälikut, eks ole. Me loeme ikkagi seda sõna vale, aga ta on kirjutatud 2 L-iga, eks ole. Nii et lahke vale näitab üles ja südame kombed. väga tubli. Lapsed, kes ei võta õpetust ja teevad vallatust, need teotavad ära oma sugulaste head sugu. Oma sugulaste head sugu. Silmist tunnukse, mis seal on viisi, jaa. Mis viisi? Väga tubli, jah. Mis viisi süda on? Siit te saate üsna palju huvitavat teada, et need materjalid jäävad teie kätte, nii et te saate neid ka kodus vaadata. Aga minu arvates te saite suurepäraselt hakkama selle kvooti tähestiku ja kvooti kirjas sõnade lugemisega, nii et te täiesti hästi suudate vana eesti keelt lugeda. Suur tänu teile ja jõudu tekstidega tegelemisel. Ja ma õppisin kvooti tähti lugema. Ja palju raskemad kui praegused tähed. Ja ma sain endale vana aja tähestiku sellis. Vanal ajal olid hoopis teistsugused tähed, kui on praegu. Need kvoodi need tähed, neid on päris raske lugeda.